Aitäh! Tõepoolest, küsimus juba kerkis selle viimase paari aasta kohta, et kui saaks palun selle slaidi esitluse algusesse päris liikuda. Ja aitäh! Oma töörühmaga Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi kliimauuringute keskuses uuringi seda, kui tugev on inimtegevuse mõju maa kliimale ja kui ulatuslikeks siis kliimamuutused käesoleval sajandil võivad kujuneda. Ja esiteks on üheselt selge, et tööstusrevolutsiooni järgne kliima soojenemine on inimtekkeline. Siin näete globaalse keskmise temperatuuri aegrida musta joonega, kus siis on mõõtmisandmed ja selle pruunika joonega on siis modelleeritud andmed, kus me võtame arvesse nii looduslike tegurite mõju kui inimtegevuse mõju. Ja inimtekkeline on vähemalt 90% tööstusrevolutsiooni järgsest soojenemisest. Ja siin näete ka selle roheka joonega, et looduslikud tegurid ei suuda selgitada rohkemat kui maksimaalselt 10% juba aset leidnud soojenemisest. Et see ongi see selge loodusteaduslik füüsikaline teadmine, kust me teame, et kliima soojenemine on inimtekkeline. Aga nüüd kliima soojenemise kiirenemisest. Siin näete globaalse keskmise temperatuuri aegrida aastast 1970 ja siin on niimoodi tinglikult 2 jaotatud see aegrida, kus siis siin umbes aastast 2010, kui me tõmbame 2 trendijoont, siis on see soojenemine toimunud kiiremini kui varasemal perioodil. Ja tõepoolest tõenäoline põhjus, miks kliima soojenemine juba on teatud määral kiirenenud ja see kiirenemine tulevikus võib veel jätkuda, on siis inimtekkeliste õhusaaste osakeste hulga vähenemine atmosfääris. Te kõik olete kindlasti kuulnud inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest ja inimtekkeliste kasvuhoonegaaside soojendavast mõjust maa kliimale. Aga tegelikult inimtegevuse kliimamõju on justkui köievedu 2 vastandliku inimmõju vahel. Et siin vasakul pool on kasvuhoonegaaside soojendav mõju ja selle tugevus on väga hästi teada, et siin need gaasid järjest, need diagrammid, mis on toodud, on siin, see mastaap on selle efekti suhtes samal kõigil nendel diagrammidel, aga et on siin süsihappegaas, metaan, naerugaas, halogeenitud gaasid, osoon ja paremal pool siis õhusaaste osakeste jahutav mõju. Ja te näete, et nende kasvuhoonegaaside soojendava mõju jaoks seal on sellised vearistid, aga need vearistid on väikesed. Ühesõnaga, see mõju on väga täpselt teada, kui tugev see mõju on. Et me teame, kui palju me fossiilkütuseid oleme põletanud, kuidas kasvuhoonegaasid soojuskiirgust neelavad ja saame väga täpselt hinnata, kui tugev see soojendav mõju on. Aga paremal pool siis õhusaaste osakeste, mis on siis sellised väikesed vedelad või tahkesfaasis osakesed, suitsud, sudud, tolmud, mis jahutavad kliimat. Siin näete, et selle jahutava mõju juures see vearist on küllaltki suur. Et ühesõnaga kogu inimtegevuse kliimamõjus seda määramatus domineerib just õhusaaste osakeste jahutava mõju määramatus. Ja selle täpsustamisega siis oma töörühmaga tegelengi. Ja mida see kaasa toob, et
meil nüüd see inimtegevuse kliimamõju suures plaanis koosneb 2 komponendist, kasvuhoonegaaside soojendav mõju ja saasteosakeste jahutav mõju, on see, et tegelikult tänaseks on siis esile pääsenud ainult osa juba atmosfääri lisatud kasvuhoonegaaside soojendavast mõjust ja need õhusaaste osakesed on varjanud osa sellest soojendavast mõjust. Ja loomulikult inimtervise hüvanguks, et õhusaaste on üks suurimaid liigsurmade põhjuseid ja üks suurimaid terviseriske, siis inimtervise hüvanguks siis õhu saastatust järjest vähendatakse, aga see toob nüüd kaasa selle, et see kasvuhoonegaaside soojendav mõju pääseb täielikumalt esile. Ja siin satelliidipildil vasakul näete, kuidas just see õhusaaste osakeste jahutav mõju suuresti tekib. See tekib pilvede mõjutamise kaudu. Siin on satelliidipilt pilvedest ja need heledad jooned on, kus on laevad siis pilvkatte alt läbi sõitnud. Ehk siis vesi, mis pilves on, kui me saasteosakesi lisame, atmosfääri jaotub rohkema arvu veepiiskade vahel ja see pindala, mis päikesekiirgust tagasi maailmaruumi hajutab, on suurem. Paremal pool selline lihtne selgitus on klaaskuulid mõlemas anumas, et kui need klaaskuulid on suured või paremal pool need on väiksemad, neid on rohkem, siis see paremal pool see on anum heledam, kuna see pindala, mis siis valgust tagasi hajutab, on suurem. Pilves täpselt samamoodi, kui me inimtekkelist saastet lisame. Ja nüüd, kui me mõtleme rahvusvahelise kliimapoliitika peale, oma otsuste peale, siis loomulikult on ülioluline, et kui ulatuslikeks need kliimamuutused ikkagi kujunevad, kui palju antud inimtekkelised heitkogused kliimat soojendavad. Ja siin on 3 erinevat stsenaariumi, kus tegelikult need heitkogused on täpselt samad erinevate globaalse temperatuuri muutuste jaoks. Aga sinise joonega on siis olukord, kus seda jahutavat mõju ei ole üldse, lihtsalt on see kasvuhoonegaaside soojendav mõju, aga punase joonega näete olukorda, kus meil on ka tugev saasteosakeste jahutav mõju ja nüüd teatud hetkel võtame inimtervise hüvanguks vastu otsused, et me need saasteosakesed, neid enam atmosfääri ei paiska, aga kasvuhoonegaaside emissioon jätkub, näeme sellist väga kiiret soojenemist, nii nagu see täielik kasvuhoonegaaside soojendav mõju avaldub. Ja oma töörühmas siis oleme kasutusele võtnud selle saasteosakeste kliimamõju täpsustamiseks niinimetatud loomulikud eksperimendid. Et need ei ole eksperimendid, mida me ise läbi viime, aga paneme lihtsalt tähele eksperimendilaadseid olukordasid atmosfääris. Et siin on kontseptuaalne näide, vaatame üksikuid suuremaid tehaseid ja võrdleme siis nende pilvede omadusi, mis on otseselt nendest tehastest pärinevatest emissioonidest mõjutatud, kõrval olevate saastumata pilvedega. Ja see võimaldab meil uurida siis selle saasteosakeste põhjuslikku mõju pilvedele. Tegelikult on väga erinevaid seoseid leitud pilvede ja õhusaaste vahel, aga enamasti need seosed on osutunud mitte põhjuslikeks. Et me oleme leidnud sellise uudse nurga, kuidas seda põhjuslikku mõju ja selle tugevust kindlaks teha. Ja mis me oleme leidnud siin vasakpoolsel satelliidipildil, mis on jälle satelliidipilt pilvedest, te näete, see heledam joon on siis pilveala, mis on siis õhusaaste osakeste poolt mõjutatud ja võrdleme siis paljude selliste alade omadusi kõrval olevate saastumata kontrollaladega ja me näeme, et mitte lihtsalt ei ole pilvepiiskasi rohkem, mitte ainult selle tõttu ei ole pilved heledamad, vaid need saastunud pilved on ka paksemad, nad katavad suurema osa taevast,
ühesõnaga efektid leiavad aset, mis omakorda võimendavad seda jahutavat mõju. Nii et nii meie tulemuste kui ka mitme teise uurimisrühma tulemuste põhjal tegelikult meil on tõendeid, et see õhusaaste osakeste jahutav mõju võib olla tugevam kui meie tänane parim hinnang. Et meie tänane parim hinnang on, et õhusaaste osakesed kompenseerivad umbes 1/3 kasvuhoonegaaside soojendavast mõjust. Aga teadusliku määramatuse piires see kompenseeriv efekt võib olla ka kuni 50% kasvuhoonegaaside soojendavast mõjust. Ja veel üks hiljutine avastus, kus samamoodi sarnaseid loomulikke eksperimente oleme kasutanud. Siin on jälle satelliidi pilt pilvkattest, kogu see hele ala on selline ühtlane pilvetekk. See on umbes sellised pilved, mida tihti on näha mere kohal, kui te lennukiga lendate ja aknast välja vaatate, madalad kihtrüngpilved. Ja siin on justkui selline auk pilve sees. Et see hall täpp, see on siis vasetöötlemise tehas ja sealt pärinev õhusaaste on siis muutnud alla 0 kraadi jahtunud veepilve jääpilveks ja see jääpilvest on tekkinud lumesadu ja on pilv ära kadunud. Ja te näete, et selle augu kohas, et see on tumedam ja kui see efekt, mis me siis avastasime, leiab aset ka suures ruumi mastaabis, siis sellel on potentsiaalselt omakorda jällegi kliimale soojendav mõju, aga see kõik vajab täna edasisi uuringuid. Aga kui neid tõendeid on muidugi palju, mida kaalutakse, et need loomulikud eksperimendid on üks osa tõenditest, aga kui tõepoolest nüüd see õhusaaste osakeste jahutav mõju on seni arvatus suurem ja ta on kompenseerinud suurema osa kasvuhoonegaaside soojendavast mõjust kui seni arvatud, siis lubatav fossiilkütuste kasutus selleks, et hoida näiteks globaalset soojenemist alla 2 kraadi, see on oluliselt väiksem. Et ühesõnaga, tegelikult kui me kliimamuutustest räägime, siis me anname sellised vahemikud, et kus piires teatud muutused võivad tulevikus jääda, aga kuigi on üheselt selge, et kliimamuutus on inimtekkeline, siis siin kliimateaduse arenedes see täpne hinnang, et kui ulatuslikeks kliimamuutused kujunevad, võib veel edasi areneda. Ja viimaks kokkuvõtteks, siin te näete globaalse keskmise temperatuuri sõltuvust kumulatiivsetest inimtekkelistest süsihappegaasi heitkogustest. See seos on lihtsustatult võrdeline, ehk siis põletame summaarselt 2 korda rohkem fossiilkütuseid, on globaalne soojenemine 2 korda tugevam. Aga nüüd kliimapoliitika kujundamisel loomulikult, et siin näete sellist koridori sellise värvivarjutusena, et meil on mingi parim hinnang, aga nende riskide juures, kliimariskide hindamisel on väga mõistlik arvesse võtta seda, et tegelikult siis kliima võib olla seni arvatust ka tundlikum nendele heitkogustele. Aitäh! Nii, aga väga suur tänu esinejale ja meil on aega küsimusteks ning aruteluks. Kes soovib alustada? Jaa, Jaarek. Kuidas on tekkinud ühiskonnas selline arusaam, et kliima soojenemine, inimtekkelisuse mõju on ebaselge kliima soojenemises? Et ütleme, et need faktid on siin nii selged, et kui üle 90% on inimtekkeline, aga
meil nagu diskussioon selle üle käib ja just sellises võtmes, et põletame edasi, kõik on hästi. Ja nüüd, kui me Eestis põletame, siis me ju teeme tegelikult seda, et meil kõik on filtritega ja meil neid peenosakesi ei tule. Et see kliima soojenemise efekt on selle tõttu palju tugevam. Kui nad Hiinas põletavad, siis filtreid ei ole, tuleb palju peenosakesi ja sumu ja see nagu näha pidurdab. Aga me endale sellist õhukvaliteeti lubada ei saa ja meil õnneks Euroopa Liidus on direktiivid välisõhu kvaliteedile ka väga tugevad. Aga sinu kui teadlase seisukohast ilmselt seda on olnud valus nagu jälgida, et ühiskonnas selline diskussioon käib, umbes samamoodi nagu hiljuti käis infraheli kohta, et mis on ka ju täielik pseudoteaduse antud kontekstis. Et kuidas me oleme sellisesse olukorda jõudnud? Ja aitäh, et jah, see teaduslik diskussioon, et see on väga ammu lõppenud juba, et see kliimamuutuste inimtekkelisus, kui me räägime just sellest tööstusrevolutsiooni järgsest kliima soojenemisest ja sellega kaasnenud kliimamuutustest, et siin on väga selge ühene teaduslik teadmine, et need on inimtekkelised ja see usaldusväärsuse nivoo sellel teadmisel on selline, et me võime seda teaduslikuks faktiks nimetada. Et jah, et sellega kaasnevad sellised suured ühiskondlikud otsused kogu selle kliimapoliitikaga ja mingil määral on see, et küsimusi küsitakse, kõik on ju arusaadav, aga kui see kõik jõuab sinna, et see sellise üldise teaduse eitamiseni jõuab, siis sellele ei saagi kuidagi väga argumenteeritult vastata või et eks me üritame veel ja veel kord selgitada ja neid argumente esile tuua, aga see on mingi piirini võimalik, et mingi osa, kes siis seda teaduslikku teadmist siis ei aktsepteeri või ei taha ka sellesse süveneda, et see mingil määral on paratamatu, aga ma arvan, et meil on piisavalt suur inimesi tegelikult, kes on valmis kuulama ja kellel ongi veel ja veel vaja selgitada, et me peame seda selgitustööd jätkama. Aga ma kommenteeriks lühidalt ka seda õhusaaste osakeste aspekti, et ega tegelikult Hiinas samamoodi, et on see õhukvaliteet nüüd oluliselt paranenud ja see, mis me nägime sealt aastast 2010 globaalselt kiirenev soojenemine, see üks tõenäoline põhjus ongi see Hiina õhukvaliteedi paranemine ongi just sellel perioodil toimunud, et ühesõnaga see, et inimtervis säästa ja neid õhusaaste osakesi meil nii palju ei oleks atmosfääris, et see ei ole kindlasti kuidagi lahendus, et meil see saastatus oleks suurem ja selle võrra kliima jahedam, et see lihtsalt on nii tohutult suur tervise mõju. Nii, aga suur tänu, me saame võtta veel ühe küsimuse, kuigi neid on rohkem, nii et esimene küsija on. Suur aitäh, Velle. Nagu Piia viitas, et õigetelt inimestelt tuleb õigeid küsimusi küsida. Meil on uus kliimaminister hiljuti ametisse tulnud, et sinu uurimustöö pealt, et mida sa soovitaksid tal siis nüüd aluseks võtta ja edastistes tegevustes arvestada selle sinu uurimustöö põhjal? Jaa, aitäh, väga hea küsimus, et ühes praeguses projektis näiteks me tegeleme ka siis Eesti jaoks, siis ma praegu rääkisin küll globaalsest pildist, aga mida tugevamad on globaalsed kliimamuutused, mida rohkem me energiat lisame kliimasüsteemi, seda ulatuslikumad on muutused ka meil siin kohalikus Eesti kliimas. Et kindlasti üks soovitus on seda kliimamuutuste leevendamist üha tõsisemalt võtta, aga teine aspekt on see, et kliimamuutused jätkuvad tänaste trendide juures kuni 3 kraadi soojenemist sajandi lõpuks, ehk siis ka kliimamuutustega kohanemine tulevikku vaatavalt juba täna meie infrastruktuuri ja looduskeskkonna mõttes, et meie keskkond oleks siis vastupidav kliimamuutustele, et ka see on küsimus, mida palju tõsisemalt võtta, kui seda tänaseni tehtud on. Nii, aga suur tänu Velle veel kord väga põneva ettekande eest.